Ärevuse põhjused ja maandamine. Tänapäeval paljudele inimestele on just nimelt ärevushäired suureks mureks. Ärevus on ju tegelikult normaalne tunne, mis on meie kõigi elus ja aitab meil isegi paremini sooritada, paremat sooritust esile kutsuda. Aga kui ärevus väljub kontrolli alt, siis see võib muuta inimese igapäevaelu päris piinarikkaks. Kuidas sellega siis toime tulla ja mis see ärevuse põhjus tegelikult on? Kui inimene hakkab kogema kontrolli alt väljunud ärevust, siis see on tavaliselt nagu märguanne või äratuskell keha poolt, et millegagi on see inimene ennast reetnud. Kusagil on ta enda eest hoolitsemise unarusse jätnud. Ja siit tuleb tegelikult juba ka lahendus, et keha vajab puhkust, keha vajab mõistmist, vajab hoolt ja vajab aega. Ärevushäiretest välja tulemine võtab aega ja tuleb olla endaga leebe. Üks praktiline õpetus, mille ma annaksin siinkohal kohe kaasa, on jällegi kirjalik, mida te saate teha enesekasutusjuhendi raamatu teises peatükis. Ärevuse mõõtmine, igapäevaline mõõtmine, kus sa saad siis 1–10 mõõta oma ärevust ja teadvustada, millisel levelil hetkel sinu ärevus on ja miks ta seal on. See aitab ärevuse tunnet lahustada, teadvustada ja võtta siis midagi vajalikku ette.